tere hommikust! Tere tulemast kuulama 21. pühapäeva hommikukohvi Eike ja Kaiga. Täna on eriline päev, täna on emadepäev ja mul on suur rõõm siin tervitada meie emasid. Tere hommikust Linda, tere hommikust Nele ja tere hommikust Kai! Tere hommikust ka minu poolt. Kohe laseme emadel ka tere hommikust öelda. Ka minul on suur rõõm, et minu emadepäeva sulle. Tere hommikust. Ja Nele, tere hommikust sulle ka head emadepäeva. Tere hommikust kõigile. On selline väike asi või suur asi ka, et mina olen siin Võrumaal ema juures oleva täitsa keset metsasid ja kui vahepeal pilt teeb mingi trikki, siis me häälega ikkagi oleme teiega ja teie olete kus, Heike, ma saan aru? Meie oleme Pärnus. Ja hästi tore on see, et meie emad on täna siin meiega, et ega nad pabistavad päris kõvasti, et mis värk on need kuskil otse-eetris. Aga tegelikult oleme ju oma kodus mõnusalt diivanil või meil oleme siin toolide peal, et paras möll on meil täna hommikul, et olen lastega siin, siis õde käis juba perega, et ööline mitte väga suure unega ja et möll on käinud, aga noh, nüüd me siin oleme. Kuidas teil on see hommik alanud? Kas natuke rahulikumalt? Ja minul on täitsa rahulik, minul endal lapsi kodus ei ole täna emadepäeva hommikul, et üks on Saksamaal ja teine on maal isa juures, aga eks ta tuleb mul siis hiljem koju. Et rahulik Siis on hommik. veel hästi. Ja mida ma teen praegu, jagan sedasama videot enda seinale, kui keegi arvab, et see jutt, mis me räägime oma emadega, võiks ka teie sõpru kõnetada, siis anna teada oma Facebooki sõpradele ja jaga seda oma seinale. Kuidas siis läheb Linda ja Nele? Kuidas te oma hommikukohvi joota? Ma küsingi veel Nele käest, eks? Kuidas sina oma hommikut alustad? Tass on sul seal. Kuidas sa jood oma hommikukohvi? Täna ma joon siin Eike juures, aga kodus ma olen hirmus kohvijooja, muidu tegelikult olnud kogu aeg. Aga ma hommikukohvi olen nüüd püüdnud niimoodi juua, et ma kõik muud asjad toimetan enne ära ja isegi söön kõhu täis ja siis võtan alles selle kohvitassi ette. Et mitte kohe ei ärka ja ei jookse kohvi tegema nagu vanasti. Et siuke värk oli, jah. Aga mulle meeldib juua, mul on oma kohvi, ostan mahekohvi ja siis joon ikka koorega ja meega. Siuke kohvi on. Täpselt samamoodi nagu mina. Jah. Aga ega mul teised kohvid eriti ei maitse ka. Just see minu oma kohvi on kõige parem alati. Ma joon teisi ka, kui paremat ei ole. Kuidas sina? Ja küsime Linda käest ka siis, kuidas tema kohvi joob. Minu hommikud on, kui ma tööle lähen, väga erilised. Kohvi valmistab mul abikaasa Mihkel. Mina toimetan oma toimetamised ära ja siis ta kutsub mind kohvi jooma. Mina joon kohvi mustana, ei pane mitte midagi juurde, aga meie lemmikud on need Pauliku kohvid ja me jahvatame kohvi ja siis teeme preskannu. Et see on meie jaoks nagu kõige parem. Aga seda kõike ma proovin siis laupäev, pühapäev kompenseerida ja teen ise kohvi ja kutsun abikaasa kohvi jooma ja siis ma lisan natuke maitse kohvi. Sais kohvi. Ja ega ma päeva jooksul rohkem kohvi ei joogi. Ma tean, et mul on väga palju tegemist. Võib-olla siis lõuna ajal üks väike tass. Nii tore. Vastab tõele, hommikul ka täna kuulsin, kuidas kohvi jahvatati. Aga kõigepealt soovime ka meie kuulajatele head emadepäeva, sest ega me ei räägiks siin, kui teie ei oleks meid kuulamas. Ja ma vaatan, et meil on siin juba päris palju inimesi kuulamas, et kirjuta meile oma ema nimi ja ma arvan, et oleks nii tore seda nagu teada saada. Et täna siis austame emasid, aga me Heike ise oleme ka emad ju, nii et seda põnevam seda kõike on teha. Ja tegelikult ma arvan, et kõige olulisem on aru saada, et ega emadepäev on mõnestes iga päev, et iga päev tegelikult on emad olulised, aga täna on
pigem siis see siis, et kus sellele kohe teadlikult pööratakse tähelepanu. Ka mina sain mõned kaardid täna ja lapse soovid mulle ja mis veel pärast tuleb, üks poiss istub mu siin kahuuti, hakkame mingi emadepäeva kahuuti tegema, ootan põnevusega. Et tegelikult on ju see hästi tore päev, kui pööratakse sellele tähelepanu. Et kuidas, kas te olete ka juba mõned kaardid saanud, ma tean, Nele, sul on ju mitu lapselast, on ju, et kas tavaliselt tehakse mingid ise meisseldatud kaarte või midagi ka emadepäevaks? Kuidas teie üldse tähistate emadepäeva oma peres? Kas me tähistame? Selles mõttes, et see päev on nagu ikkagi olnud ja mingil moel ikka ja vot niimoodi ikka kahjustame ennast magusate ampsudega. Põhjus kooki süüa. Põhjus jälle kooki süüa. Tähistame. Jah, need kaarte tuli nagu võib-olla isegi rohkem siis, kui olid lasteaiad ja koolid ja tehti seal ja sellist nagu kaarditamist oli siis rohkem. Ja kui ma hakkan üldse mõtlema, siis see emadepäev ju meil nõukaajal see ei olnudki nii väga kuidagi nii aktiivselt. Oli naistepäev. Mina lapsepõlvest nagu emadepäev, minu vanaema oli see, kes alati rääkis, et teadis, et nüüd on emadepäev, see maikuu teine pühapäev ja siis oli sellest juttu ja siis nagu tema kaudu me tähistasime, aga et oleks kalendris kuskil olnud või niimoodi ametlikult, seda ma nagu ei mäleta lapsena. Et see ikkagi on nüüd hiljem jälle tagasi tulnud ja jah, aga ma ei oska öelda, ma pole vist olnudki selline hirmus emme ja ema ja et nagu suurt tähtsust, aga tore on ikka, et jah, peetakse meeles ja torti sööme ikka. Ja torti sööme ikka, jah. Just. Teeme elu magusaks. Ja kuidas teil emadepäeva traditsioonid? Ma tean, et Kai on juba hunniku kaarte saanud hommikul poiste käest, aga kuidas teil, võib-olla Linda natuke räägib, et kuidas sinul emadepäeva tähistamine on olnud? Mina mäletan sellest ajast, kui ma sattusin Mihkli peresse, siis tema ema Asta, tema teadis alati emadepäevast ja meil olid alati selline tema juurde minek nartsissidega, et kuidagi oli peotäis nartsisse, et minu jaoks tuli see emadepäevale siis minu kodus lapsepõlves ka sellest üldse ei räägitud. Ja nüüd on kuidagi hakanud kaugemalt poolt mulle lillekimpe tulema. Esimene lillekimp tuli eile juba. Üks onu oli autoga väravas ja ütles, teile on lilled. Ja see on läinud kuidagi viimasel ajal nii hinge sellepärast, et lapsed on kuidagi nii tähtsaks seda päeva pidanud ja mind kuidagi nii tähtsustama hakanud, et see on lihtsalt nii imeline ja ma olen alati mõelnud, ma olen hästi õnnelik, et meie tütardel kõigil on lapsed, et nad teavad ise, mis on ema olla, et ei pea seda rõhutama, et mina olen teie ema, vaid et nad tunnevad, et nemad on nüüd emad ja kuidagi nad seoses sellega on hakanud ka oma ema nagu tänama ja tähtsaks pidama. Tegelikult on see üks tore päev, see emadepäev. Ma arvan, et aitäh sulle, et sa jagad. Ma seda lugu ei teadnudki, et tegelikult jah ju nõukogude ajal seda emadepäeva niimoodi ei tähistatud. Mina tean, et mina tegin naistepäevaks sulle kingitusi algklassides, nõelapadja tikkinud ja niimoodi. Et kindlasti, kuidas sinu leik on, kui sa ise emaks said, kas sa siis hakkasid enda ema ka natuke teise pilguga nägema? No võib-olla siis küll jah, siis hakkad ise mõistma neid asju kõiki, mida emad siis lapse teatud eluperioodidel võib-olla kogevad ja kindlasti natukene hakkasin teise pilguga. Aga minu jaoks oli praegu see huvitav asi, mis välja tuli, et meie emad ei tähistanudki noorena siis või väiksena emadepäeva, et sellist asja ei olnudki. Mina näiteks ei teadnud seda. Mina mõtlesin, et see on kogu aeg olnud, et emadepäeva. Nii nagu meil ei olnud jõulusid, nii ei olnud meil emadepäeva ja veel võib-olla paljusid päevi, mida ainult vanavanemad siis teadsid ja
ja noh, minu memme meil käis ikka surnuaias siis ja viis küünlad ja lilli sinna ja mina sihuke väike tema juures olin põhiliselt, siis võttis mind ikka kaasa ja rääkis mulle, jõulupeod olid ka seal vanaema juures ja nii meil oli. Et jah, sihukest ametlikku kalendripüha siis ei olnud. Ja ometi oli tegelikult ju emad ka siis olulised, lapse jaoks on ju tema ema üldse kõige tähtsam ju mõnes mõttes maailmas, et kui me räägime, et asendamatuid ameteid ei ole olemas, siis ma arvan, ema on just see, mida tegelikult sa ei saa ühelegi lapsele asendada. Ja me mõtlesime täna ka tuua välja sellise asja, et tegelikult vahet pole, kas kui teie olite täitsa noored lapsed, et milline siis ema roll oli ja milline on ta nüüd, et tegelikult on ju ikkagi suhteliselt sama oluliseks jäänud, et olla lapsele toeks, saada aru, et temal on oma teekond, isegi kui ta teeb mingeid asju, mida heaks ei kiida ema, on ju. Mina vahel oma poiste peal küll mõtlen, et issand, see ei ole küll õige asi, mis ta peaks tegema. Siis ta saad aru, et aga see on tema valik ja tema soov. Et ma ei tea, küsiks kohe sellise küsimuse siia, et Nele, mis Heike on teinud, mida sa pole heaks kiitnud, aga sa ei ole kätt ka ette pannud, sa oled nagu mõeldud, et no ütleme selline esmapilgul näiteks on ju, lõpuks ikka saad aru, et see oligi tema asi teha, aga võib-olla et korraks mõtlesid, et issand, et sellist asja ma küll ei teeks. Aga et ikka olen talle toeks. See on tegelikult suur ju ema roll olla lapsele ikkagi toeks. Ma just mõtlesin selle küsimuse üle, kuna sa selle viskasid sinna varem õhku ja ma mõtlesin selle küsimuse üle järele ja tead, mul ei tule selliseid hetki meelde. Ma olen vist olnud, ma isegi ei oska öelda, miks, aga ma vist olen oma eluga olnud kunagi nii äpu ja endaga nii palju tegemist olnud, et mul ei ole nagu aega olnud probleeme tekitada sellest, mis lapsed on otsustavad või teevad. Ja ma arvan, et see saab ka tegelikult alguse hoopis minu suhtest oma emaga, sest minu ema oli hästi sihuke kontrolliv ja teadis täpselt, mida keegi tegema peab ja siis mina olin sõnakuulelik laps ja et oleks kodurahu, siis ma tahtsin kõik teha nii, et ema ikka rahule jääks. Ja ma ei mõelnud nagu enda peale. Ja võib-olla see oli üks põhjus, ma ei tundnud ennast muidugi sealjuures sugugi hästi. Et miks ma ei tahtnud nagu oma laste ellu samamoodi ennast toppida. Ma võib-olla isegi liiga palju hoidsin eemale. Aga ma ei tea, minus ei tekitanud mitte miski paanikat, sest ma teadsin, mul oli sihuke nagu hea teadmine ja tunne kogu aeg sees, et mul on tublid lapsed, on ju, võib-olla sellepärast, et ma olen jäär. Jääradel on tublid lapsed ja tublid mehed. Aga mitte keegi teine ei tohi midagi halvasti öelda, on ju. Aga see selleks, aga jah, et ma olen jah selline teadmine, et nad saavad hakkama, et nad on tublid ja mis siis, et koolis võib-olla hinded ei olnud kõige paremad, aga ikkagi ma pöörasin alati tähelepanu nagu enda sees just sellele, milles nad head olid ja millega nad hakkama said, et ma nagu, jah, Eike ütleb siin, tuletas meelde, et võib-olla see, et ma 17-aastaselt emaks sain. Ei, ma ei saanud 17-aastaselt, 18-aastaselt, aga ma tulin koju 17-aastaselt ja teadsin, et ma olen rase. Ja, aga saad aru, see ei šokeerinud mind. Ja, mitte absoluutselt mitte midagi. Kui nii, siis nii. Kool jäi pooleli, aga kool sai lõpetatud hiljem. Mitte midagi ei juhtunud. Aga ma mõtlen, et selle minu emale oli paras nagu selline amps. Et see, mis mina jätsin kõik tegemata, tegi siis Eike ära. Nõi neljaks. Kõik pahandused tegin mina ära, mis ema jättis tegema. Minu arust oled sa väga hästi välja kukkunud, Heike. Ja mitte midagi ei ole katki, kõik on ju suurepärane. Et jah, ma ei tea, ma nagu hirmuga kohe hoidsin ennast nagu selles mõttes tagasi, et ma ei tahtnud, et nad tunnevad ennast samamoodi, nagu mina tundsin, et see oli nii paha. Ja sa pead kellegi pärast midagi tegema, mida sa võib-olla ise nagu ei taha. Et sellepärast mu enese otsimise teekond on ka nii pikk olnud. Et tõesti võib-olla 50. eluaastani välja ma olen kogu aeg nagu siiludus elanud.
ja alles siis tuli nagu mingisugune ja kõik tänu oma lastele. Et saad öelda, et lapsed on olnud suured õpetajad? Absoluutselt. Kusjuures, kui ema nüüd seda räägib, siis mul nagu on ka see tunne, et ma võisin alati minna nagu ema juurde ja rääkida ükskõik mida, no kas või see rasedusasi või ükskõik, mis ma tegin, et mul ei olnud nagu seda, et ma ei saa rääkida, et äkki mind mõistetakse hukka või midagi. Et see on väga hea taipamine praegu. Ja mida mina näiteks oma emaga teha ei saanud, sellepärast, et just nimelt ma kartsin reaktsioone ja kuigi ma nägin, et mu ema väga ootas seda, et me oleksime nii sõbrannad ja tahtis siukseid vestlusi, ma ei suutnud nagu usaldada või ma ei suutnud ennast avada ja see oli hästi nagu siukene valus koht, et ma nägin, et ta tegelikult seda soovis ja võib-olla hiljem, kui ma täiskasvanud isegi mingid siuksed olid siuksed hetked, aga ikkagi päriselt see nagu lahti ei läinud see suhe, vot sellepärast ma püüdsin nagu vältida sellist, ma ei surunud selles suhtes ka midagi endas alla, et ma mõtlesin, et oi, et see on nii pahasti, aga ma ei tohi seda välja näidata. Oma laste suhtes mul seda tunnet ei olnud. Ma nagu täiega usaldasin. Vot see oli see koht, kus ma nagu elu usaldasin, aga iseendaga ma hakkama ei saanud. Aga lapsi ma usaldasin. Väga hea. Kuuled, aga nüüd... jah. Ma arvan, et see on ilusti tulnud, ma ei tea, kas siis öelda ringiga sulle ka tegelikult ju, ma tunnen ja siin Nele ka päris hästi on ju, et see, kui me sa teed või kõik see, mis teil seal toimub, see tegelikult on ju kõik hästi imeline, vägev. Aga mina nüüd tahaks teada teie pere poolt ka, et kuidas Lindal on, et mis on... Mina Lindat üldse ei tunne, mina näen teda esimest korda, aga... Sa oled ju külas käinud, seal Viljandis ju olid nad seal. Me käisime seal Ülle juures. Ja nüüd tuleb meelde, issand, kus mu mälu on? Okei, vabandust. Tuleb tagasi. Ja siis oli pärast veel korra seal Andrese juures ju tulite Kaiga sinna. Ja. Oleme näinud. Väga. Aga ega siin pane inimest tundma kohe. Aga räägi, Linda, sina nüüd võib-olla mõni selline seik või taipamine sellest ajast, kui Kai siis noor oli ja kui ta sai millegagi hakkama, mis võib-olla väga ei meeldinud, aga ikka toetasid teda ja kiitsid. Et on mõni selline mälestus? Oi. Tegelikult ma võisin mõelda, et see ei ole kõige parem asi, mis ta teeb. Aga ma arvan siiski või mis sina ka ei arva, ega ma ikkagi ei võtnud niimoodi ette pihil, et nüüd pead sa teistmoodi tegema. Ma arvan, ma olen pigem siuke toetav olema olnud. Ma mäletan, ma räägin ühe toreda looga. Kail oli, võis 3.-4. klassi tüdruk olla. Tal oli siuke hästi kirev kombe ja siis tal oli siuke hästi kirev müts, millel oli 3 tutti. Nii. Ja siis Kai tuleb koju, teatab mulle ja isale, et temal on kohtingule kutsutud 3. klassi tüdrukut. Ja ma tean ka, kes kutsus. Ja teate, mis siis toimus? Meie panime, Kai pani ennast riide ja siis terve pere seisis akna all ja vaatas, kuidas Kai läheb hästi uhkelt läbi lumekohtingule. On see nii meeles. Ja kui on vahest sellised situatsioonid, et ma mõtlen, et Kai, miks sa nüüd nii või teisiti teed, aga ta teeb ju oma südame järgi, see on tema elu. Ja siin mul tuleb alati see meelde, et kuidas ta läbi lume kirevana läks esimesele kohtingule ja me kõik saatsime teda, me keegi ei ütle, et sa nüüd täna ei lähe sinna. Ja ma arvan, et ma olen suht vabameelne selles suhtes olnud, et ega minu enda kodus ei olnud ka sellist väga näpu vehkimist. Mul ema lubas päris hästi otsuseid teha. Olid teatud asjad, kus ta ütles mulle, millega jälle, haridus oli üks asi, mida ta ütles, et tüdruk, sul on pead, õpi. Ja siis, kui ma juba olin
töötasin juba kehalise kasvatuse õpetajana ja tuli selline amet juurde nagu terviseõpetuse õpetaja, siis ema helistas, kuule, mine õpi seda ka. Tal oli nagu see teema, sest ta oli ise hästi hea peaga, käis malevõistlustel, kaupluse juhataja, pearaamatupidaja olnud. Ja ta tundis, et temal jäi sellest puudu ja siis ta nagu push'is mind. Aga üldiselt kasvatuses nii ei olnud nüüd, et kuule, sa tegid nüüd valesti või. Tal oli niisuguseid pedagoogilisi võimeid, mis on nagu meie peresse edasi tulnud. Ma tulin koolist koju, mul kotile ei olnud sanga. Ema küsis, kus see kott sul nii puruks sai. Ma ütlesin, poisid lõhkusid ära. Aga tegelikult ja siis ta pani riidesse ja ütles, ma lähen kooli, küsin, mis seal koolis toimub. Aga selle peale mina tunnistasin üles, et ma ise lõin poisse kotiga. Et meil oli nagu selline teema. Ja meie oma laste puhul jah, siuke salajane järelevalve on olnud nii, no näiteks mul kõige noorem tütar, no pidi tulema koju 12-ks, ei olnud, kell oli 2. Ega ma magama ei jäänud, ta tuli koju, läks magama, ma käisin tiiru ta voodi eest läbi, et ta teaks, et ma olin üleval ja et ta mõistaks seda. Ma ei ole nagu jah tahtnud, ma ikka olen tahtnud teid hästi mõista ja toetada ja ma ei tea, kuidas Kai seda tunneb, aga ma arvan, et kõik on nagu täitsa tõde, et tõesti, okei, ma ei arvanud, et seda mulle meeldib see lugu ja ma lähen selle looga teise maailma. No, ja ma tean, lihtsalt minul alati tuleb see meelde, kui ma tulin koju, ütlesin, ma tahan nüüd Rootsi minna õppima, et see nagu oli, et mis mõttes nüüd keegi läheb ära ja 16 ja nii. Ma ei tulnud koju, et ma ootan last, aga et ma lähen nüüd Rootsi õppima, lähen minema on ju ja tegelikult ma tean, et see toetus mul alati oli ja ma olingi väga põikne kohati, võib öelda, kangekaelne ja siis pidin saama oma tahtmist, on ju, et see mulle meeldib ja seda ma teen, et ja kui vahel nagu tunduski, et kuule, see ei ole mõistlik, siis ma ise pidin alati selleni jõudma, et mul nagu ema ei ütelnud, et kuule, see pole mõistlik, siis ma pärast ütlesin, kuule, näed, nüüd ma ise sain, et see tegelikult oli mingi tobe tahtmine mul või midagi. No ma ühe asja ütleks, et lapsed ongi pidanud eritingimustes mul olema, sellepärast nad on õppinud samas koolis, kus ma olen õpetaja. Ja alati, kui mul on võimalus, ma oma tuttavatele õpetajatele ütlen, proovi lapsed teise kooli panna, sest lapsed on natuke lõksus seal. Sest kui midagi koolis valesti on, siis mind saadi kohe kätte. Aga lõpuks keegi, mul olid kiired jalad ja kui mõni õpetaja tuli, ma lihtsalt läksin ära ja ma ei lasknud rääkida seda. Ja me olime nii korralikud ka, sulle ei tuldud võib-olla väga palju ütlema, aga see selleks. Vahest ikka isegi väga tühiseid asju vahest öeldi. No, tegelikult on väga kihvt on seda vaadata, kuidas oleme hästi oma emade moodi, et kohati oleme nagu hästi sarnased ju mingid asjad, kuigi Nele just ütles, et ta ei tahtnud üldse nii teha, nagu tema ema on ju, peale teda kasvatas, aga me saame võtta ja teha asju nagu teistmoodi. Kui ma nüüd vaatan Heiket ja Nelet, on, et siis mingi joon jookseb, kui me ju Heike sinuga hästi palju räägime nendest uskumustest ja mingitest mustritest, siis see kuskilt nagu tuleb, et kas me teeme samamoodi ja kui meile ei meeldi midagi, mis me ema tegi, siis me saame nagu teistmoodi teha. Ja ma arvan, et see ise emaks saamine on ka väga palju tegelikult seda, neid teadmisi toonud. Näiteks mina mäletan küll, et kui ma sain emaks ja siis ma väga palju hakkasin enda emast hoopis teistmoodi mingite asjade või mingi koha pealt nagu aru saama. Et kuidas sul, Heike, sellega oli? Vist ennem natukene kommenteerisin ka seda juba, et ilmselt küll jah, et eks siis tulevad need taipamised ja hakkad ju asju nägema natukene teistmoodi ka, et kindlasti see suhtumine muutus. Minult oli selline mõte siin nende põlvkondadega, et oli minu emast juttu, et ta oli nagu selline, võib-olla ta ei olnudki niivõrd kontrolliv, aga ta tahtis hästi palju hoida, kuigi ka tol ajal ei olnud väga palju aega lapsi nagu hoida. Inimene läks ju, laps oli 3-kuune, ta pidi tööle minema, panid lastesõime. Minul oli vanaema, kes mind hoidis
jäi see lastesõim ära, aga mu vend läks 3-kuuselt lastesõime. Eks need on kõik lastele parajad traumad tegelikult. Aga noh, sealjuures ta tahtis, nad olid tegelikult hästi toredad vanemad ja hästi palju meiega koos tegid ja käisime reisimas ja sõitmas ja igasuguseid asju sai tehtud. Et ma üldsegi nagu selles mõttes ei tee midagi maha, et mul oleks see paha olnud, aga noh, on vaata selliseid hetki, kui sa tunned nagu, et sul ei lasta otsustada või sa kardad otsustada, sest seda ei kiideta võib-olla heaks ja öeldakse midagi halvasti selle peale. See selleks, ta oligi selline konkreetne, sest tema oli üles kasvanud täiesti oma pead. Sõja ajal ainult ema tal oli, isa oli ära kuskil mere peal või Stalini ajal seal vangis on ju. Ja nemad vennaga kahekesi toimetasid ja olidki pisikesest peale täiesti iseseisvad ja jooksid ringi ja õppisid ja samas jõudis ka kaugel, õppis arstiks ja meditsiinikoolis ja ülikoolis ja kõik hariduse omandas ja pere ja lapsed, et ühesõnaga väga hästi lõi elus läbi nagu ise. Ja kuna tema oli nii ise, siis ilmselt ta tundis just seda, et tal jäi nagu seda endal võib-olla seda ema jälle väheks, et tema oli ka muudkui käis, vaatas, kus perele süüa saada lastele, et käis tööle. Ma kujutan praegu ette, kui memme rääkis, kuidas ta, mina ei tea, kui palju rahvast teab, kui kaugel on Sindi Pärnust. No see on mingi 20 kilomeetrit on ju. Et ta talvel Soome kelguga läks Sinti massaaži tegema klientidele. Et siis sai selle eest vastu süüa. Jättes, et siis õhtu pimedast tuli tagasi, et hundid olid tee ääres ulunud ja et täitsa niisugune pime mets, et siis ei olnud seda asustust, mitte midagi veel. Tänavavalgustust. Ja mitte mingit valgustust, et võt selline elu oli ja noh, kujutad siis ette, et mis meil tänapäeval viga. Ema roll on siis ajas jäänud samaks, aga muutunud mõnes mõttes lihtsamaks või? Vaata, võib-olla isegi natuke liiga mugavaks mõnele on muutunud see ema roll, et võib-olla oodataksegi juba nagu liiga palju sükest, ma ei oska isegi öelda, mingid kõrvalist tuge. Mõtled, et äkki lasteaed peaks kasvatama ja kõik teised peaks kasvatama, jah? Ja kuidagi niimoodi, et meie jaoks oli veel hästi oluline see vanavanemate roll ka. No vanavanemad on ka liiga töökaks hakanud ja käivad 80. Minu vanaema oli ka 83, kui ta suri, aga ta tegi viimse elupäevani tööd. Ta kogu aeg oli klienditamas, oli ka massöör on ja oma viimaste elupäevadeni ta kogu aeg tegi tööd. Aga me olime ometigi tema juures ja me olime ka ise ja mängisime, meil olid omad sõbrad ja ei olnud telefon, ei olnud mobiile. Oli kindel kokkulepe, tulete selleks kellaks koju on ja näitate näo ära ja nii oligi. Kasvas kohusetunne, kasvasid siuksed asjad, et noh, oli ka siuksed hetki, kui tegid muret ja kadusid ja ise olen ka muretsenud, et lapsed on kuskil ära, ka täpselt samamoodi hilja väljas ei tule õigeks ajaks või kokkulepitud ajaks, ütleme. Küll on muretsetud, aga noh, mis teha siis? Mis teha siis? Ja muretsed ära ja pärast on jälle hästi ja ega siis sellest... üldse muretsevad, aga tegelikult peabki vahest muret tundma. See enda pärast ja nii see ilmaelu on. Ja vaata, Linda tõi ka ennem ju välja selle, et ikkagist ootad last, kui ütled, et pead kodus olema selleks kellaajaks ja ei ole, siis ikka ei saa magama jääda, ikka ootad ja pärast lähed kontrollid. Kas ikka on kodus? Tegelikult on ju, ütleme, et kui me võtame selle ema rolli korra, et on see hästi palju samaks jäänud, et kui laps sünnib, aga lihtsalt see keskkond on palju muutunud ja ma arvan, et üks suur asi, mis siis emal, kui mina mõtlen, kuidas minu ema mind kasvatas, milline siis maailm oli, täpselt nagu Nele ütles, polnud võib-olla neid telefone ja oligi teistsugune maailm, aga samas mina nagu hästi kiidan oma ema, et ta on sellega ka kaasa tulnud, et maailm on ju muutunud ja et me oskame toeks olla, ma arvan, oma lapsele. Ma arvan, et see on üks väljakutse kõigile emadele ka tänapäeval, et meie oleme harjunud, mis meie emad on teinud, midagi me teeme sama, midagi teistmoodi, aga see, et maailm on nii palju muutunud, et me
et me kohanemegi sellega, alati teine põlvkond ongi ju teistsugune ja nad kuskilt otsast ongi natuke targemad ja ma eile sõitsime Võrumaale, laps tutvustab mulle Eesti mingit räppmuusikat on ju ja siis, et näitab, ma ei tea, näiteks Whatsappis saab mingeid staatuseid panna, ma üldse ei teadnud. Ja mis telefoniga teha saab, kui internetti pole, mis seal kõik, et ma arvan, et see on tarkus, et kas me emadena jääme kinni mingisse vanasse või me suudame vaadata seda last ja nagu ka sellelt õppides ongi tegelikult, et ju lapsed on meil suured õpetajad, et ma arvan, et see kõige olulisem, mis toetuseks, et meil on see, et me oskame toetada lapsi ja et võtta neid sellisena, nagu nad on, et juba meil kõigil on mitu last, siis juba need ma vaatan oma 3 poissi, nad on nagu totaalselt erinevad. Ja ma küsin, et mis me teeme, kas me läheme metsa või järve äärde või mere äärde, igaüks valib oma tee. Ehk siis, et ollagi toeks selle nende teekonnal. Aga mis on need kõige tähtsamad omadused? Minul tekkis üks küsimus Lindale hoopis, et võib-olla me rääkisime siin nendest, issand jumal, mul läks kokku, otsustest või mingitest tegudest, mis lapsed on teinud, et võib-olla, kas sa oskad, Linda, tuua välja mõne asja, mida sina oled Kai käest õppinud? Väga hea küsimus. Kui vastan siis sellele, et tal on seda tahtmist ja sihikindlust ja see on tal maast madalast. Kas või see Rootsi minek. Ma ju koolis teadsin, kuidas see konkurss korraldatakse. Tegelikult mul olid pöidlad pihus, et Kai saab minna. Ja ta sai või kui ta otsustas, et kõige rohkem on mul meeles see, kui ta tuli Rootsist tagasi. No ma tahan minna sellisesse kooli, kus ma saan rootsi keelt ja inglise keelt õppida. No tol ajal oli ka tutvused tähtsad. Inglise kolledžis olid mul sõbrannad ees, me lähme Kaiga sinna, et nad tahad inglise kolledžisse äkki minna Tallinnas, et sul on keeled suus ja kõik. Ja käime siis tiiru ära seal ja siis, kui me uksest välja tulime, ütles Kai, ei, siia kooli ma ei lähe. Ma tahan minna Noa-Rootsi kooli. Et ka see otsus ja siis ma mõtlesin Noa-Rootsi kool, õpilaskoduga kool, okei, las läheb. Ja temast sai seal nagu nooremate õpilaste toetaja või. Et tal on kogu aeg olnud nagu seda sees, et ma olen küll Kai ja ma lähen kas või, ma ei tea millest läbi seina, aga ma ei unusta nagu teisi inimesi enda kõrval. Et nagu selline mõtteviis, et kas ma pean käima kellegi ees või sörkima kellegi taga. See kõrval olemine on, ma olen aru saanud, see ei paista alati Kail välja. On hinge. See paistis hästi välja ja. Aga kuulete meid, jah? Hääl ka tegelikult ikkagist katkub. No aga see on see. Aga tuli nüüd tagasi. Aga enam-vähem kuulsid. See Kai inimeste kõrvalolek ja see otsustekindlus ja kas või praegu sel hetkel, millega Kai on hakanud tegelema, ega ma ju ka need põhimõtted on elust endale pähe hüpanud. Aga kui ma vaatan praegu, kui kindlalt ta seda teed sammub, siis ega nina läheb mul püsti küll. Aitäh sulle. Aga vahest peab oponent ka olema. Vahest peab ju ka siukseid küsimusi esitama, miks see nii on sinu arvates, kuidas see toimib, sest see on see, mis edasi viib. Kas nüüd oli meid hästi kosta? Ei, no ikka nägu on, et ei olnud vist. Vahepeal katkuta, aga ei ole hullu. Nagu alguses see öeldi, Võrumaa metsadest otseühendus praegu. Kõik ei lasta läbi. Kõik ei lasta läbi kogu infot, nii et ei ole hullu. Meil saab piiri tagant äkki on kontroll peal. Täpselt. Aga väga hea küsimus, Nele, et aitäh, mis võib-olla ma tahaks, mitte Nele, Heike ütles juba nimed sassi. Ma küsin tegelikult Nele sinu käest kohe seda sama,
aga siinkohal võib-olla ongi hästi hea öelda, et eks ma selle teilt olen saanud selle julguse, et olla mina ise. Mina mäletan selliseid hetki, et no see oli, kui ma olin 12 pluss, sest mul käib aja arvamine selle järgi, sest siis me kolisime ja et läksingi vahel õhtuti ema-isa magama, neil seal voodis lugesid või midagi, läksin, istusin selle jalutsisse, siis rääkisin täitsa enda asju, rääkisingi nagu mingeid oma arusaami elust ja nagu arutlesime tegelikult väga pikalt ja me vahel teeme seda nüüd, kui te olete Viljandis külas, siis me rääkisime või vahel siin nüüd nad on jah Võrumaal ära kolinud, see ei ole minu sünnikodu, siin on ju, aga et sellised juttamised on hästi toredad, et ma olen hästi tänulik, et me oleme saanud neid teha. Aitäh selle eest ja see on asi, mida ma ka enda lastele edasin. On üks poiss mul siin tegelikult kuulab ka, et istuda ja rääkidagi vahel lihtsalt elust, lihtsalt asjadest ja küsida, mida see laps tunneb, mida ta mõtleb, mida ta mingist asjast arvab ja see on nii põnev nagu näha, et nad on ju eraldi inimesed, eks. Aga Nele, mis sina oled Heikelt õppinud? Mis ma olen õppinud? ma ei tea, kas me kogu aeg üksteist õpetame. Minu meelest igas pisiasjas, et ka just see, et saab arutada igasuguseid asju omavahel, kõigest rääkida, siis tulevad igasugused põnevad lahendused, mõtted. Et mis võib-olla, kus on nagu kõige suurem abi olnud see, et ma lõpuks endaga raja peale sain ja nagu selles mõttes Heike oli see, kes mind kutsus joogatundi kunagi, sellest on nüüd 8 või 9 aastat juba möödas ja ütles, et Kundalini joogatund Pärnus, et 2 1 hinnaga, et tule lähme on ja lähme proovime. No ja siis ma läksin ja sinna ma jäin sellepärast, et see oli nagu nii mulle ja sealt hakkas nagu see minu, kuidas öelda, muutumise teekond, enese leidmise teekond pihta. See oli see, mis mind siis tegelikult täiega toetas ja aitas mind raja peale, et sinnamaani nagu ei olnud sellist otsest abivahendit mu elus olemas. Et olid ikkagi need raamatud ja lugesid ja kõik me jagasime raamatuid ka siin, tarku raamatuid ja oi, vaatan, ma lugesin selle Osho läbi ja siis selle asja ja tore oli lugeda, panid raamatu käest ära, elu läks ikka rada edasi, mitte midagi ei muutunud. Et lihtsalt oli vaja midagi konkreetselt iseenda juures, enda sees muuta ja mul ei olnud selleks mitte mingisuguseid vahendeid ja siis ma leidsin vahendi ja sealt hakkas kõik. Nii et see oli võib-olla kõige suurem panus. Tunned? Ja, et vahest laps võtab su lihtsalt kaasa ja viib kuskile. Et mine kaasa siis, kui su laps võtab sind ja viib. Kui su laps kutsub sind kuskile trenni või mingile üritusele, ega mind on viidud veel üritustele siin Tallinnasse ja kus on olnud sellised toredad seminarid, nii et siuke koos kasvamine hästi tore. Me olemegi nagu, mul on selles mõttes hea meel, et me saamegi olla nagu selline ühine punt ja ühine pere ja ühiselt koos teha, et ei ole nagu sinu ja minu ja meie ja teie ja sinu, minu, meie, teie, et me nagu teemegi asju koos ja toetame nagu üksteist kõiges nendes tegemistes ka ja saame arutada ja välja mõelda lahendusi. Nii, kas Kai? Hästi. Ma mõtlesin, et te nüüd kiilusite kinni jälle, et olite nii paikal. Me kuulasime. Me ka kuulame. Minul oli kohe see meelde, et kui vist oli 2 aastat tagasi, kui Tervis Pluss või mis ajakiri tehti artikkel minust kui aeroobika treenerist, see vist ilmus augustikuus ja siis isa ja ema helistasid ja isa muidugi, seal oli mingid ilusad siuksed pildid
trenni, tead, biitsepsi, isa ütles nii, ma ootan sind siis kive veeretama ja ema ütles, Kai, ma läksin trenni, et sai inspiratsiooni nii palju ja siis mul oli nagu jess, et kui juba üks inimene selle artikli peal läks, see minu oma ema on ju, et see päris lahe nagu. Aga minul tekkis selline küsimus, et sa oled neljega tegelikult mitmekordne vanaema, sul on 4-kordne on ju, 4 lapselast. Et mis see veel ellu on andnud? See on asi, mida meie ju Heikega veel ei ole kogenud, läheb sinna natuke aega. Et selles mõttes see on ka nagu ju vanaema olla ema, et mis sellega siis nagu veel kaasnes, kui see esimene lapselaps sündis? Ma ei mäletagi seda, vaata, siis Heike oli ju hästi noor, on ju. Ei, muidugi see oli hästi tore tegelikult ja Jan Markuse sündimine. Mina olen kõigist lastest ja lastelastest kõigist alati tohutult palju rõõmu tundnud. Aga ma ei ütleks, et ma oleks mingi hull vanaema olnud, et kui on vaja hoida olnud ja kutsutud, ma olen selle aja leidnud ja olen ikkagi käinud ja hoidnud ja nänsitanud ja on ka minu juures oldud. Ma ei tea, mis see vanaemaks olemine, ma olen lihtsalt natuke vanem ema. Jan Markus on ka mulle öelnud ema alati, aga ma saan aru sellepärast, et Heike kutsus mind alati ema, kui ta mind hõikas kuskil ja Jan Markus muidugi minu poeg siis. Ja, et kuulis seda pealt ja siis hakkas mulle ka ütlema ema. Aga jah, muidu isegi lapselapsed tänapäeval kuidagi kutsuvad nime järgi ja keegi ei ütlegi sulle vanaema, et ma ei tea, millal siis see päris vanaemaks olemine niimoodi pähe kukub. Või võib-olla lihtsalt ongi niimoodi tänapäeval, et sellepärast, et sul on lapselapsed, siis järelikult oled vanaema. Ja see on tegelikult ju, ei ole nii, et mul on selline põld ees ja see prillid peal. Jah, ma ei hakka küpsetama sellepärast nagu rohkem ega vähem, et jah. Kuidas teie peres on, kui Linda sai vanaemaks, kas muutus midagi või? No ma läksin töö juurde ja olin väga uhke ja ütlesin, ma olen nüüd vanaema ja mingi selline tunne tekkis nagu siis, kui ma esimest kord ise emaks sain. See on üks pilt, kui Kai toodi esimest korda minu juurde, kui ta sündis. Ega siis ju kohe lapsi ei näinud ega rinnale viidi, öeldi, et teil on poiss ja tüdruk ja minema. Ja siis sa ootad seal, millal sa oma last näed. Ja kui Kai toodi, Kail olid silmad nagu väiksed rosinad. Ja teate, kuidas ta uuris mind. Ja ta uuris ja vaatas ja ometi, kui me räägime sellest lapsest, et ta ei näe lähedale ja 107 asja. Tema nägi mind ja ta tunnistas mind oma emaks. Siin mul oli Felixiga täpselt samasugune tunne, et et tema tunnistas, et mina olen tema vanaema. Ja eks nad ju praegugi, Kai poisid kutsuvad mind vanaemaks. Üks väike 3-aastane Oskar, kes elab Rahalinnas, temal olen ka vanaema. Aga Kati, kes elab meil siin Võrumaal, nende laste jaoks Linda õpetasin uumist. Kuidas sa seal lõikad vanaema, tule, ikka Linda tule. Et mul on nagu mitu staatust selles suhtes. Aga tegelikult, et kui mehed laulavad, et ilma naisteta on kurb maailm, siis mina ütleks, et ilma lastelasteta on kurb maailm. Et tegelikult see järjepidevus, et sul on need lapselapsed, see peab lihtsalt tulema. Ja siis ma olen mõelnud veel oma peaga. Kui äge oleks, kui oled juba vanaema, et peab ikka lihtsalt nii pingutama, et see staatus ka ükskord kätte saada. Felix, kuulsid või? Felix istub meil siin kõrval ja pandi kokku pinge tema peal. Ma arvan, et ma olen osanud vanaema olla. Jah. Oled. Ma arvan väga hästi. Aga hakkame neid otsi siin vaikselt kokku tõmbama, üks väga oluline asi. Heike, mis sa enda emalt oled?
kõige rohkem õppinud või kaasa saanud? Võib-olla selle, millest ennem juttu ka oli, selle, et ma ei ole väga selline kontrolliv oma laste suhtes, et ma lasen neil ise otsustada, ma lasen neil ise teha. Ja kasvatan enda lapsi ka täpselt sama põhimõtte järgi, et ja toetavalt, et ükskõik, mis nad teevad, ükskõik, mida nad kas head või halba korda saadavad, nad võivad tulla minu juurde ja rääkida seda. Et see on selline asi, mille ma olen üle võtnud ilmselt. Kas teadlikult või alateadlikult? Ja kuidas sinuga, Kai? Minuga, no ei tea. Üks asi kindlasti see, et iseenda eest ka hoolt kanda, mida ma olen emalt õppinud, et see on nagu oluline. Ja just ka seesama, täpselt nagu ma ütlesin, et kui ma sain minna sinna voodi ääre peale rääkida ema isaga, et samamoodi kui ema lihtsalt kuskil istus ja oli, siis ma tundsin, nüüd ma saan ju minna, et sa ei lähe nagu sellel hetkel, kui ta midagi toimetab. Et ise ka võtan seda hetke vahepeal, nüüd ma lihtsalt olen siin, istun näed ja siis laps näeb, et ta saab tulla või ma ka ütlen talle. Ja üks asi tegelikult oluline, et kui on vahel mingid arusaamatused võib-olla omavahel ja ühele võib-olla midagi ei meeldi või ega me oleme siin kõik temperamentsed hullult, on ju, et siis ema on tegelikult see, kes läheb siis ütleb, mitte ei pea vabandust paluma, aga nagu läheb ütleb, et mis et kas vabandust vahel paluda või siis, et ema on see, kes läheb ütleb tegelikult nagu lapsele, sest lapsevanema roll on nagu tegelikult lapsele nagu anda ja mitte hakata lapselt midagi vastu nõudma, et ma arvan, et asi, mis ma olen nagu sinult saanud. Aga üks asi veel, see sportlik eluviis. Ja see on väga tähtis. Sest et ega nad olid mul... Logib siin nüüd vaikselt. Seda ei ütle, sportlik eluviis, et ma olen ju kehalisõpetaja olnud ja nad olid mul kaasas ja ma olen ka olnud aeroobika treener, aga tollal nimetati rütmivõimlemise treeneriks seda. Et on mul, kõik on kuidagi treenerid ja sportlikud need lapsed ja viivad seda edasi, et selle üle ma olen ka uhke, et seda olete me kõvasti süsti, aga nagu heas mõttes tõesti, et vaatasid suusatamist, isa ütles nii, nüüd suusad jalga, lähme õue ja siis me suusatasime päev otsa või uisutasime päev otsa või jooksime. No nagu ma eelmine kord Katiga, kui eelmine pühapäeval ju mõdesin, et siis teised olid diskol ja Kai õues suusatas, et see spordipisik on ja Kati on jooksnud ju maraton ja mina, et ma arvan, seda me oleme teilt ja palju saanud, et see liigutamine on oluline, see teeb meele rõõmsaks ja kõik need sellised ja. No kõik olete ka treenerid ju, Sandra. Kuskilt otsast, jah. Sander on päris personaaltreener, Kai on aeroobikatreener. No Kati tema on joonistamise treener, aga ta ise teeb sporti palju. Ta teeb samamoodi. Et see on nagu meie elus ikka ka üks hästi selline. Mingi õpetaja värk meil on jah, et oleme teie kaudu saanud. Tegelikult oli ju meie isa oli ka õpetaja, et ta nagu mõlemast liinist tulnud. Kui mul tuli mõte, et laseme kuulajatel ka kommenteerida. Kommenteeri siia laivi alla üks asi, mida sinu ema on sulle õpetanud, et väga huvitav oleks. Emalt saanud ja tunned. Mis sa oled oma emalt õppinud üks asi? See on väga hea mõte ja kommenteerige meile. Meil on täna küll vähem vaatajaid natuke, sest nagu näha on emadepäev, toimetatakse oma emadega on ja aga ma arvan, et see on hästi tore teiega siin vestelda, et on näha, kust me nagu pärit oleme. Ennast nagu rohkem ja Kai katkub. Ja nüüd jäi täitsa seisma. Nii, vahepeal ei olnud siit Kai kuulda. Aga ma arvan, et me hakkame vaikselt lõpetama, eks? Ja, et ma ütlesin... Ka juba jahtub ära mul siin. Et ma just ennem ütlesingi, et need on järjest selgemalt näed, nagu kus need mustrid tulevad või need mõtted ja samas on hästi oluline pöörata ju tähelepanu sellele, mis ma head nagu olen kaasa saanud ja kui tunned, et ema juures ei meeldi, siis suure tõenäosusega ei meeldi, et minu juures on ja see on asi, kuidas mina olen oma teekonda praegu käimas ja see on nagu päris huvitav vaadata, aga mis siis, kui sellel on ka mingi hea külg, et mingid asjad, mis ei meeldi
võib-olla ema juures, siis küsi oma ema käest, saa teada, mis selle tagamaa tegelikult on. Minu arvates on see nagu hästi oluline, et noh, Nele vaata jagas ka hästi, et kui tema oli selline, siis ta tahtis oma lastele natuke midagi teistsugust pakkuda. Ma tean, et tegelikult ka sinult on see tulnud, et mis sinu ema on teinud, et sa oled meile natuke teistsugust pakkunud, eks suure tõenäosusega mina midagi muudan enda laste jaoks ja Heike enda laste jaoks ja nii ta tegelikult käibki, sedasi me tegelikult üksteise pealt nagu õpimegi. Aga meil nüüd siin hästi kihvtilt ka kommenteeritakse, et kuule, siin on üks küsimus ka. Olulisim milline on olulisim sõnum ja nõuanne värsketele emadele? Et aga küsimegi Nele ja Linda teie käest seda, sest et teie nüüd näete ju oma lapsi, olete kasvatanud, mis ajal, hoopis teisel ajal kui praegu, siis on Nelel on ju ka 3 last, sinul lausa 4 last, nii et oleme kõik tegelikult suurelapselises peres siin. Ja siis nüüd lapselapsed näete, et kuidas on teistmoodi, et mis on see mingi 1 või 2 asi, mis te ütleks praegu noorele emale? Nele, küsin sinu käest kõigepealt. Mina arvan, et värskele emale on sihukest nõu väga keeruline anda, sest et kui sa emaks saad, siis need tunded ja see kõik, mis sinu sees tuleb, see juba paneb ise kõik paika. Et no kuidas sa annad teisele nõu, aga ütleme, et see on see titaaeg, et kui see beebi on sul pisikene ja kui sa oled temaga nagu läheduses ja kontaktis, et mida ma väga, tänapäeval on see õnneks muutunud jälle nii, et laps siiski antakse kohe ema juurde peale sündimist ja seda lähedust on kuidagi rohkem, sest tõesti meie ajal viidi lapsed minema ja mina nägin Heiket alles 3. päeval ja kuulsin, et ta oli seal vahepeal kollane olnud ja roheline ja ma ei tea, mis värvi. Aga õnneks oli mul ema see, kes kuna ema ja isa mõlemad mul arstid ja käisid seal haigla peal ringi, siis ema käis ju piilumas seal lastetoas, et ega siis tema ei saanud ju. Siis ta käis mulle infot jagamas, et Heikel on nina viltu ja ma ei tea, mis ta pidi olema. Aga pole hullu, kui see sirgub ära. Ma tahtsin seda, et nüüd on see koos olemine kõik juba nagu see tunnetus ja see side lapsega on kõige tähtsam algusest peale ja lihtsalt olegi oma lapsega ja võta selleks hästi palju aega ja tunneta, et kõik need söömised ja mähkimised ja võimlemised ja aja veetmised, ma ei tea, see on nii oluline, sest et minu aeg oli selline, kui oli mingisugune tark raamat, kus oli kirjas, et söögiajad peavad olema siukeste vahedega ja magamisajad peavad olema sellised ja siis söögikogused peavad olema sellised ja kõik, kui nii ei ole, siis ühesõnaga mingi standard, ma ei tea, mis asi see oli. Täiesti kohutav ja minu memmekene ütles, et su laps karjub, tal on kõht tühi, anna talle süüa. Ma ütlesin, ma ei saa anda, söögiaeg ei ole käes. Saad aru, sihukesed ajad olid õudne. Ühesõnaga jah, et tunnetage siis. Ja et just see side ja kui ikkagi ema tunneb ikkagi oma südame ja oma selle hingega ära täpselt, mis lapsel vaja on. Et see on kõige olulisem. Et mitte mingisuguseid raamatuid, eeskirju, asju selle koha pealt ei ole olemas. Ja, laseme Lindal ka rääkida. Ma tahaks Linda arvamust ka teada, mis on see sinu arust oluline, mida sa tahaksid öelda värsketele emadele? Ega mul ei olegi lisada muud, võib-olla see, et kui 9 kuud oli see vägev ootus, oli see, et see lähedus, et ärge kaotage seda lähedust, hoidke seda lähedust nii kaua, kui võimalik on ja see on väga pikalt võimalik, see on elu lõpuni võimalik. Ja jätke meelde, et ikkagi see, mida teeb ema, on lapsele nii oluline. See on nii tähtis. Ja teinekord tuleb ka mõelda nii, et mul jääb mõni oma asi tegemata, aga ma olen lapse jaoks, eriti tänapäeval.
kuna ma ju lasteaias töötan, siis ma näen seda väga siiralt. On vaja seda vanema toetust hästi-hästi palju. võtta teadlikult aega lapsega olla. Jah, teadlik aeg. Nii et siinkohal väiksema lapsega on oluline, et see lähedus tekib nagu, ta tuleb nii loomulik, et sul ei ole vaja sellest edasi jumala pärast minna, et sa nüüd kontrollid ja omad ja minu laps ja ma pean teadma ja mida ta teeb ja kus ta on. Ja muidugi vaat seda koht südant. Iga inimesel on sisetunne ja kasuta seda, kasuta. Teine kord küll mõtled, kas see on õige. Tegelikult see on õige. Jälle ilus mõttega, ma arvan, et me siit võimegi hakata lõpetama, et kasuta oma sisetunnet ja... Ja ma tahan ka ühe asja öelda selle, et ma tänan sind, ema, selle eest, et kui ma siia tulen, siis ma saangi olla kas lastega, sest mul on siis see söök on ju laual, mul on pärast on umbes siin köökkorras ja tegelikult ma olengi, toimetan kas lastega palju, võtan vahel ka omaette ja kui õelapsed on, siis lapsed tahavad omakeskis olla. Ja tegelikult on, et sa alati olnud sellega abiks, et kui ma mäletan, kui mul olid lapsed täitsa väiksed, siis tihti oli ka teiste noorte emadega vestlus, et näe, kui umbes vanaema, ehk siis nende ema tuleb külla, siis ta hoiab laps, siis ma saan koristada, kraamida, aga me tegime täitsa teadlikult teistpidi, et just vastupidi, kui mu ema tuli, tema tegi süüa, tema pani asju korda, mina olin titaga, sest kui tita on hästi väike, ta on tegelikult ju ema energia, see on ju aastaid. Et küsige, tehke teadlikult oma emaga, see noor ema, kui see küsimus siin tuli, on ju, et kui sul teeb keegi külla, usalda teda, las tema teeb parem süüa, las tema teeb tolmuimega, paneb selle pesu kuivama, mis sest, et ta teeb teistmoodi. Need noored emad vahel tahavad hästi kontrollivad on ju ka olla. Ole parem oma titaga hästi rahus, ja ka julgus abi küsida. Tänapäeval on tegelikult seda väga palju vaja, sest meie emad ka tegelikult ju käivad, on ju tööl, aga et küsidagi seda abi ja öelda, et mul on nagu täiega hea, kui üks nädalavahetus tuleks ja aitaks ja ma tulen sinna, et ma saan lihtsalt olla lapsega, et ma ei pea muid tegema. Võib-olla vahel on ka vastupidi vaja, mine käruta, ma saan omaette olla, aga julgus küsida seda abi. Et see on täiesti normaalne, et tegelikult saad enda emale meelde tuletada, mäletad, kui mina olin väike, siis sul oli ka hea, kui keegi aitas. Ma arvan, et see võiks ka veel jääda. Ja, aitäh, Kai. Aitäh, emad, et tulite, et te julgesite tulla ja et te tulite meiega täna hommikul kohvi koos jooma. Aitäh sulle, Kai. Aitäh teile, Nele ja Heike, ja ma tõesti tänan teid, et te tulite. Ma tean, et need huvitavad vestlused sellel teemal. Ütle Nele uuesti. Aitäh kutsumast. Aitäh kutsumast. Tuleme Pärnust. Muidugi. Alati. Saab ju vägev, kes on valmis hästi merele lähedal. Ja kes veel ei tea, siis ma teen reklaami Instagramist, otsi üles Memme majutus ja jälgi seda, mis viimne täpselt toimub. Juba, mis seal on 2 kuud, ütleme 2 kuud pärast. Eelmine suvi ma olin seal, kui ei olnud, nii on meil internet jälle, et eelmine suvi ma ju olin seal, see on lihtsalt imeline, mis te olete sinna loonud. Nii et, ja siis me ootame teid ka Võrumaale külla, Nele ja Heike. Kivisid veeretama. Just. Hea meelega. Teete trenni veel paar kuud, siis võib... Teeme natukene joogat ja tuleme. Sealt tuleb imejõud ju kivisid tõsta. Aitäh teile. Aitäh teile, tšau. Head emadepäeva jätku kõigile.